Tere tulemast podcasti Lahkus loeb. Täna heidame pilgu ühe noore muusiku teekonnale, mis on viinud ta Lions Euroopa muusikakonkursi lavale ja mainekasse Glasgow Royal Konservatooriumisse Šotimaal. Meiega on klarnetimängija Isabella Runge, keda on toetanud Eesti Lionid ning täna kuuleme tema lugusid, väljakutseid ja unistusi. Tere tulemast, Isabella! Tere! See, kuidas sa Lions Euroopa muusikakonkursile sattusid, on juba omaette lugu. Räägi meile sellest natuke lähemalt. No lugu oli siis selline, et tol hetkel ma lõppisin Eestimaal ja hakkasin just kolima välismaale. Ja minu õpetaja, tol hetkel siis Eesti Muusikateatri Akadeemias, Toomas Vavilov, tema sai siis kontakti Lionsitelt, Ragnar Lõivukeselt, et on vaja klarnetimängijad konkursile Prantsusmaale, aga meil hetkel neid klarnetimängijaid Eestis nii palju ei ole, kes täpselt sinna vanuse piiri siis nagu mahuksid. Et ei tohi olla vist vanem kui 22, aga konkurss on väga kõrgetasemeline. Et siis otsis Toomaselt, et kas sa tead kedagi. Ja Toomas küsis mult, et kas sa oleksid huvitatud. Ma ütlesin, et Prantsusmaal ja konkurss muidugi. Ja minu jaoks oli täiesti ootamatu üllatus, et konkursitel käimine on väga kallis enamus ajast, et osalustasud maksavad 100 eurosid ja reisimine ja klaverisaatjate eest peab maksma ja kõik see asi on nii kulukas, et tegelikult konkursile minemine on juba selle pärast keeruline. Aga mulle öeldi, et Lionsid toetavad sind, et sa saad kõike seda teha, et ainult mine ja harjuta ja mine ja mängi. Et selline võimalus kukub täiesti sülle. Et see oli minu jaoks tõesti väga-väga suur asi ja tore elamus ja ma olen meeletult tänulik sellele. Aga kuidas su ettevalmistus veel läks? Räägi seda veel. Konkursi osas. Et konkursil oli kohustuslik pala ning siis omal valikul ka mõned palad õppida. Ja eks ma siis harjutasin suvi läbi. Mul oli piisavalt... Oma lemmikpalad, jah? Oma lemmikpalad. Ma ikka valisin need, mis mulle meeldivad ja mida ma ka arvasin, et ma väga hästi oskaksin mängida. Ja finaalis oli ka siis vaja teha esmaesitus ühest uuest teosest, mis oli siis kirjutatud selleks konkursiks ning ka selle teose helilooja istus žüriis, mis oli päris hirmus. Ja suur väljakutse. Kas sa teadsid, et ta istub žüriis? Mina ei pannud pilti kokku, kuni ma kohale tulin ja tal kätt surusin. Siis ma sain aru, et issand jumal, et see on selle teose helilooja. Aga sain temaga hästi läbi, et oli võimalus ka tuttavaks saada ja et oli väga äge, aga ikka harjutamine on ainuke asi, mis aitab. Et see kõik ja muud asjad, ettevalmistused olid minu jaoks tehtud nii lihtsaks, sest et minu toetaja ja põhikontakt Ragnar korraldas kõik minu eest ära. Mul oli vaja lihtsalt lennuki peale istuda ja kohale lennata. Et minu poolt oligi ainult see muusikaline töö ja harjutasin koolis, esitasin neid teoseid ka siin õpingute ajal, et valmistada ennast ette. Ja mängisin kokku klaverisaatjatega ning nii seda läks. Väga põnev. Aga kuidas sa ennast tundsid, kui finaali jõudsid ja žürii eripreemia pälvisid? Ma ütlen ausalt, ma ei arvanud, et ma saan finaali, sest et seal oli niivõrd kõrge tase ning seal olid meeletult head klarnetistid Saksamaalt ja Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast. Seal oli igast riigist ju üks, nagu see konkurss ette näeb ning need klarnetistid õpivad koolides, millest mina nagu ei osaks isegi unistada. Ja kõik mängisid nii hästi, et oli ju otseülekanne ja ma kuulasin, mõtlesin, no issand jumal, et siin ei ole enam ilmselgelt nagu näha, et kes on parem, kes on halvem. Enda vastu oli kriitikat. Ning ma jäin enda esimese vooruga üsna rahule, aga lihtsalt nähes seda, kui hästi kõik mängivad, ma mõtlesin, et osalus on juba võit ning kui tuli välja, et ma sain finaali ja ma olin ka ainuke neiu, kes finaali sai, et oli väga noormeeste rohke see klarnetikonkurss
siis ma ei suutnud uskuda ja siis kõik Eesti Lionsid hüüdsid kaasa ka. Ja see oli niivõrd äge kogemus olla seal ja üldse isegi finaalis esineda. Ja kui finaalis ka žürii eripreemia anti, siis ma ei olnud seda üldse enam oodanud. Et see oli, ma arvan, üks suurimaid konkursse, kus ma olen osalenud ka, mis on niivõrd kõrge tasemega ja see oli minu jaoks väga õpetlik kogemus ja väga silmi avav ning ma olen selle eest meeletult tänulik. Klarnet on sinu elus väga oluline, et kuidas ja millal see nii suure tähenduse omandas sinu elus? Klarnetil ja minul on päris naljakas lugu. Tegelikult, kui mina olin väike, siis ma ei osanud üldse laulda ja muusikast ei teadnud eriti midagi, aga mul oli lapsena krooniline köha ja ma köhisin kogu aeg. Ja mu vanemad mõtlesid, et aga paneme ta puhkpilli õppima. Ja muusikakooli, et head arendab last. Ja ma hullult harjutasin nende muusikakooli katsete jaoks, aga ma napilt sain sisse. Et mul olid nii madalad hinded ja öeldi, et et me ei tea, et kas ta nüüd on või ei ole. Aga võeti sisse mind tegelikult hoopis flöödi erialale. Aga flöötis ma väga hea ei olnud. Et kuidagi pill ei klappinud ja õpetaja oli küll mul väga-väga tore, aga ma kuidagi üldse ei saanud läbi ja ma pingutasin ja punnitasin, aga midagi ei tulnud. Ja siis pärast esimest aastat, see oli siis, kui ma olin täitsa väike, aga ma olin 7-aastane. Ja kui ma sain 8, siis mõtles flöödiõpetaja, et kuule, aga äkki proovi midagi muud. Proovi mingit muud pilli. Ja pakuti mulle klarnetit. Mina isegi ei teadnud, mis pill see oli. Ja ma läksin klassi ja minu õpetaja andis mulle selle pilli kätte ja mitte midagi muud ei öelnud. Et et proovi. Ja ma proovisin pilli sisse puhuda ja imeilus hääl tuli välja. Mõtlesin, et see on palju parem. Sest flööti ma mäletan, ma harjutasin nädalaid ja mitte ühtegi häält ei tulnud pillist välja. Aga siit lihtsalt niimoodi tuli. Ja nii ta läks. Kui ma pilli hakkasin õppima, siis see ei olnud kunagi plaan, et minust saab professionaalne muusik või ma jätkan neid õpinguid. Mingil määral mul vanemad olid isegi mures, et kogemata saatsime lapse muusiku teele, et see on ju keeruline. Aga siis, kui ma sain 16 ja lõpetasin siis Tallinna muusikakooli, mis on 7 aastat, ja ma otsustasin, et ma tahan minna Tallinna muusikakeskkooli, mis on nüüd Muba nime all. Ja õppida edasi ning sealt see põhiline otsus sai siis tehtud, et gümnaasium oli muusikakallakuga. Ja kuidagi me kasvasime kokku nüüd, kui ma arvutan mitu, pea 14-15 aastat hiljem. See on väga pikk aeg. Jaa. Aga Glasgow tundub olevat tõeliselt eriline koht muusikaõpinguteks. Kuidas sealne õpikeskkond ja õpetajad on sind muusikuna kujundanud? Glasgow on täiesti vaimustav koht, kus õppida ja elada. Minu jaoks alguses oli päris suur šokk, kui suur see linn on. Tuli välja, et tegelikult ta ei ole kõige suurem maailmas. Aga ma olen ju Tallinnast. Minu jaoks tundus kõik väga suur. Mitu elanikku seal on? Ma tean, et Šotimaal elab vist 4 miljonit äkki, kuskilt seal kanti. Eks ta on ikka vist paar mitu korda suurem kui Tallinna on Glasgow. Ta ei ole küll pealinn on Edinburgh, aga Glasgow on nii-öelda Šotimaa Tartu, ma ütleks. Et siin on kõik tudengid ja siin toimub kõik muusikakultuur, et ainuüksi siin linnas hetkel tegutseb aktiivselt vist 4 professionaalset orkestrit. Šotimaa rahvuslik, BBC Šotimaa orkester, Kuninglik ballett ja Kuninglik ooper, mis on täiesti ulme. Ja kontserdid toimuvad iga nädal ja etendused. Ja konservatoorium on UK mõõtmete koha pealt suht pisike, aga ma ütleks, et ta on ikkagi sama suur kui meil Tallinnas, aga siin toimub lihtsalt nii palju ja õppejõudusid on nii palju ja nii palju erinevaid asju saab näha ja kogeda. Just mul eile ja üleeile olidki päev läbi kontserdid koos Šotimaa kõige kuulsamate artistidega ning esitasime siis kõige kuulsamaid palasid, mis on siis artistidelt, mida UK on produtseerinud, ehk siis olid järjest Led Zeppelin ja Beatles ja David Bowie.
suure orkestri ja bändi ja kõige, mis on siis kooliprojekt. Et sellist Maailmas asja. väga võimas. Üliäge kogeda ja välja müüdud saal, et energiat oli meeletult ja kõik see on andnud mulle, laiendanud mu silmaringi nii palju, et ma tunnen, et ma tean palju rohkem muusikast ja ma olen tutvunud nii paljude inimestega, mis oli ka seal Prantsusmaa konkursil väga suur ja tore asi tutvuda kõigi nende klarnetistidega erinevatest riikidest. Ja, ma olen ka käinud Glasgow's ja seal on väga kultuurne linn tõesti. Toetajad, eriti Eesti Läänid on mänginud sinu teekonnal suurt rolli. Mida nende toetus sinu jaoks tähendab ja kuidas see on sind seni aidanud? No kõige enam on ikkagi tähtis toetus, et keegi usub minusse ja tahab, et mul läheks hästi ja on minu kõrval ja toetab mind ja annab mulle seda hoogu juurde. Sest see ju inspireerib muusikat tegema ja õppima. Aga lisaks ka sellele on see finantsiline tugi, mis ma olen saanud, on olnud meeletu. Et sinna konkursile pole mul olnud mitte mingisugusel võimalusel võimalik ise lennata. Ka siin Šotimaal on mul võimalik õppida ainult meeletut erinevatele stipendiumitele ja toetustele, mis on kõik mulle annetanud ja toetanud mind ning ka Lionid on teinud toetuse minu õppemaksu osas üle 1000 euro, mille eest ma olen meeletult tänulik, mis sai korraldatud Ragnari poolt ja Lionite poolt, kellega ma seal Bordeaux tutvusin. Ja mul on lihtsalt nii hea meel, kui toetatud ma selle kogukonna poolt olen. Millised on olnud sinu suurimad sellised väljakutsed ja kuidas oled neist üle saanud? See on sinu teekonnal siis? Eks see muusiku teekond on raske. Mõtleks ühel hetkel, kui ma teist aastat alustasin Šotimaal, siis lõi mingisugune hall reaalsus ette, et kõik on ikka päris raske. Et konkurents on meeletu, tööd otsida on raske, harjutama peab hästi palju ja lisaks ka kõigile toetustele ma pean ka ikkagi tööl käima, et ära elada, et ma ei saanud koolis käia kahjuks ja kõik see kokku on olnud keeruline, aga mis ikkagi veab mind sellest kõigest läbi, on see usk, et see, mis ma teen, on õige ja mul tuleb see hästi välja. Kas sa kodumaad ka igatsed või kui tihti sa käid meil külas siin? Igatsen küll. Liiga tihti ei satu. Ma nüüd ma jõudsin Tallinnasse 26. detsembril õhtul, kohe pärast jõule. Selleks, et osaleda jõuluks koju projektis, mida meil Hendrik Christopher Aavik korraldab Eesti Kontserdiga, mis oli ka väga äge. Ja nii hea on alati koju tulla. Kõik need suurlinnad siin mujal Lääne-Euroopas on toredad, aga Eesti on minu jaoks ikka kõige kallim. Ja eesti keelt on tore rääkida vahelduseks. Ma ei ole kohanud, meil on ainult üks eestlane konservatooriumis, Liivi Arder, kes on kontsertmeister, aga ta on keelviljade kontsertmeister, nii et mina teda ei näe. Aga ma tean, et ta on. Nii et peale tema aega siin kedagi ei olegi. Nii et tore on minna tagasi koju enda kultuuri sekka ja näha kõiki vanu tuttavaid ja sõpru. Nii et ma küll õpin välismaal, aga ma tahan kindlasti koju tulla. Jaa. Tulevikuplaanid kõlavad alati põnevalt. Milline on järgmine suur eesmärk, mille poole sa praegu liigud? Hetkel on kõige suurem eesmärk siis õpingute jätkamine, et kuna hetkel ma õpin bakalaureuse viimasel kursusel ning siis juulis saan ma oma esimese ametliku kõrghariduse paperi kätte, siis nüüd võtta juba pöidlad pihku, et see paber tuleb. Siis nüüd ma sihin siis magistrantuuri, et jätkata oma õpinguid ning täiendada ennast veelgi rohkem. Ning need 2 aastat siin UK-s on tehtud minu jaoks võimalikuks, kuid numbreid vaadates magistratuuri siin jätkata on niivõrd keeruline, et hetkel ma sihin tagasi Euroopa Liitu ning
hakkan siis tegema katseid erinevatesse teistesse muusikakõrgkoolidesse, lootes siis jätkata edukalt oma õpinguid. Nii et see on siis järgmine eesmärk, leida järgmine koht, kus siis jätkata enda täiendamist. Mis sa arvad, kui pikk on magistriõpe sinu erialal? Magistriõpe on 2 aastat enamasti. Osades koolides on 2,5. Et palju ei ole veel jäänud. No nii, lõpetuseks, et sa oled kogenud palju toetust ja tuge, et kuidas sa näed ennast tulevikus teisi aitamas ja toetamas? See tugi ja kogukond, mis mu ümber on olnud, mis on aidanud mind mu muusikuteekonnal, on olnud meeletu, sest mina tulen perest, olen esimene muusik perekonnas. Nende jaoks on see kõik uus, nii et nemad toetavad mind nagu oskavad, aga ma olen seda kõike avastanud siis esimesena enda jaoks. Et ei ole keegi mul ees käinud ja aidanud, et kuidas nii teha, et oleks lihtsam või parem. Ning kui mul nüüd õpingud saavad tehtud, siis ma tahaksin kindlasti naasta tagasi kodumaale ning õpetada ning hea meelega aidata kõiki, kes on siis samas olukorras, kus mina olen praegu ning otsivad oma teed siis muusikamaailmas. Ja kui neil on vaja abi või tuge või nõu, siis tahaksin alati olla olemas ja aidata ning võib-olla siis tulevikus ka ise olla üks laienitest, kui sinna jõuab. Jaa, muidugi. Kas sul on midagi lisada? Et see oli nüüd viimane küsimus. Võib-olla ma lõppu tahaksin lisada suur aitäh kõigile, kes toetavad muusikat, eriti klassikalist muusikat, mis on keeruline töökoht, kuid siiski niivõrd oluline meie ühiskonnas, ning sest see ju toidab hinge ja teeb inimesi õnnelikuks. Ja ma tahaksin tänada kõiki, kes sellest hoolivad ning end sellel silma peal hoiavad. Väga ilus, väga ilus. Aitäh, et jagasid oma muusikateekonda meiega ja Eesti Laienid võivad olla uhked, et on olnud osa sellest teekonnast. Aitäh kuulamast! Aitäh ja suur tänu mind kutsumast! Jaa, aitäh! Head päeva! Nägemist!